Tere tulemast! Mina olen Marin, jagan mikroinvestori rahatarkust ja kuna ma olen ka üksikettevõtja, siis järjest rohkem tegelen ka ettevõtlusteemadega ja sellega seoses tekkis meil Triinuga, ma tahtsin öelda, et sügisel, ma ei mäleta tegelikult millal, selline mõte, et teha üksikettevõtjatele väljakutse, et me ei oleks nii üksi üksikettevõtjatena ja Triin räägib sellest edasi. Tere, mina olen Triin ja mina olen vabakutseline copywriter ja kommunikatsioonispetsialist, mis tähendab siis seda, et minu igapäevane töö on see, et ma aitan ettevõtetel nende turundussõnumeid selgemaks saada ja kommunikatsiooni poole pealt siis aitan nende teemadega ka avalikkuseni jõuda ja ajakirjandusse pääseda näiteks. Ja mina samamoodi juhin siis igapäevaselt oma tööd ise ja mul on väga hea meel, et selle töö käigus ma tutvusin, ma ei mäleta, millal see oli, Mariniga, kellega siis nüüd me ühiselt teeme ettevõtjate väljakutset, mis on siis selline challenge, väljakutse, kuhu on oodatud kõik väikesed ettevõtjad, kes tunnevad, et nad tahavad 4 nädala jooksul oma ettevõtte arendamise fookusesse võtta. Et selle 4 nädala jooksul on meil kokku 3 Zoomi kohtumist, kus me jagame siis enda edasiminekuid ja ka tagasilööke ja räägime ka üldiselt laiemalt ettevõtlusega seotud teemadest. Et kui sul on oma ettevõte, kus sa toimetad ja sul on palju plaane, aga sa kunagi justkui ei leia aega nende jaoks, siis see väljakutse meetod või see formaat võib olla see, mis sind edasi aitab. Ja järgmine grupp alustab juba 6. veebruaril. Siin on veel vabu kohti, et kui sind kõnetab, siis ma pärast postitan chati ka selle mikroinvestori kodulehe aadressi, kust saab selle kohta rohkem lugeda. Ja täna on meil soodushind, et saad registreeruda 20% odavamalt. Nii et kasuta juhust. Ja nagu Marin mainis, siis meil siin sügisel varatalvel oli juba üks grupp ettevõtjaid koos ja me saime päris palju tehtud, kui kõik tulemused kokku võtta. Aga mis sealt selgus meie jaoks oli see, et ikkagi väga paljude jaoks on see aja juhtimine ja aja planeerimine selline asi, mis kuidagi ei tule välja ja on väga-väga keeruline. Ja kuna meil Mariniga endal selle vastu imerohtu ei olnud, siis me otsisime üles Jakobi produktiivsusklubist, kes oskab sel teemal meist palju paremini rääkida. Ja nüüd täna siin ongi Jakob meiega. Nii et ja me juba teame ette, et ta hakkab meile väga kasulikku tarkust jagama. Nii et räägi endast, Jakob, kes sa oled ja kuidas sa ajajuhtimise teemadeni jõudsid ja mis sa meile täna rääkima hakkad? Nii, ma jagasin ekraani ka ja iga pilt annab edasi rohkem kui 1000 sõna, nii et hakkan enda tutvustamisega peale. Aitäh teile, Triin ja Marin, selle sissejuhatuse eest. Ja kui sa ekraani praegu näed, siis sa näedki mind pildil, aga mitte ainult mind, vaid ka minu naist ja 2 last. Et mul on 1 naine ja 2 last. Nimeks on Jakob ja nagu sissejuhatus sai tehtud, siis olen osa produktiivsusklubist, millest täna tuleb väga palju juttu ja neid erinevaid mõtteid, erinevaid tehnikaid, mida me ise oleme palju praktiseerinud, saan ka täna teiega jagada. Aga millega ma ise lisaks veel tegelen, lisaks sellele,
et ma olen osa produktiivsusklubist ja et mul on pere, siis olen suviti üsna palju ka pulmalainel ja pulmades ja see ei tähenda, et ma ise uuesti abiellun, vaid tegutsen pulmaisana ja see suvi ka 16 pulma on ootamas. Et selline mõnus suvine hooaeg on tulemas. Et sinna läheb mul siis selline suvine hooaeg. Ja see, nagu öeldakse, see ei ole veel kõik, et vabatahtlikult ma panustan ka sellise kogudusarengusse nagu Ruutkogudus, mille me Tartus siin 1,5 aastat tagasi rajasime. Et see ka siis nii-öelda on veel lisaks selline vabatahtlikkuse korras koht, kuhu ma panustan. Nii et kokkuvõtlikult selliseid nii-öelda tükke seal taldriku peal on päris palju, kuidas nii-öelda nende kõigi vahel sellist mõnusat balanssi luua. Sellest täna ma saangi jagada ja saangi jagada väga palju sellist oma kogemust ja mõtteid, mida ma olen ise siis katsetanud ja proovinud. Ja lisaks minule oleme tegelikult produktiivsusklubis me 5 ja meil on selline vahva punt, toimetame Tartus ja peamine energia lähebki sellele, et just neid nii-öelda materjale läbi töötada, ise katsetada, proovida ja see koolitamine on tegelikult selline jäämäe tipuosa, et alati on tore koolitada, aga sellele eelneb tegelikult päris palju sellist enda katsetamist, proovimist, materjalide läbitöötamist, et selles mõttes on mõlemat väga tore teha, et süübida teemadesse ja samas näha, et sellest on palju kasu. Ja kuidas see lugu üldse alguse sai, paar sõna sellest ka, et tegelikult mingi hetk me sõprade pundiga olime sellise olukorra ees, kus tundsime, et elu läks väga kiireks. Ja tihtilugu, kui me kokku saime sõpradega, siis oli muid jututeemasid ka, aga pidevalt nagu tõusis esile see, et kiire on, et palju asju on teha. Ja mingi hetk me vaatasime, et kuidagi nagu imelikuks läheb, et iga kord saame kokku ja muudkui räägime, et kiire on, et noored inimesed, et võiks ju ometigi aeg olla. Ja siis me mõtlesime, et võtame midagi ette ja hakkame sellega päriselt tegelema, et me mingi hetk saaks öelda, et on võib-olla palju asju küll, aga me ei tunne, et on niivõrd kiire või et asjad on kogu aeg kukil ja kuhjuvad. Ja siis me saime iganädalaselt kokku ja võtsime erinevaid teemasid läbi, mis meid huvitasid, et kuidas eesmärke seada, kuidas häid harjumusi luua, kuidas luua selline hea aja planeerimise süsteem, kuhu sa saad ka oma to-do-listid ja muud asjad panna ja nii edasi, et väga erinevad teemad ja nägime, et kuidas see meid aitas ja sealt lähtuvalt siis saime sellest jagada ka oma sõpradele, oma peredele ja nägime, et see aitas ka neid ja sealt nii-öelda see pall läkski veerema ja mingi hetk nägime, et saamegi sellest nii-öelda jagada veel laiemalt. Et selline isiklik lugu on seal taustal, kuidas siis päriselt see produktiivsusklubi alguse sai. Ja kui nüüd tänasesse nii-öelda sukelduda, et millest siis täna tuleb juttu, et võib-olla sa tulid ka siia webinarile ja mõtlesid, et aja planeerimisest on jutt, mul just seda on väga vaja, siis ma usun, et sa saad täna siit sellised head baas nõuanded ja mitte lihtsalt nõuanded, vaid kohe sellised praktilised tööriistad, mida praktikasse panna, et oma aega, energiat ja tähelepanu paremini juhtida. Nii et kui sa siit täna lähed, siis ma loodan, et sa saad kohe nii-öelda katsetada, mõelda, kuidas mina päriselt saaks selle praktikasse panna, millest Jakob on rääkinud ja samm-sammult nii-öelda katsetada ja testida seda. Ja esmalt kõige alguses ma tahaksingi natukene avada seda poolt, et kuidas kontrollida oma energiat. Et me väga palju räägime sellest, et kuidas juhtida oma aega, et aeg on väga oluline, väga piiratud ja selles mõttes nii-öelda on ka ütlus, et meil kõigil on aega sama palju. Et kui raha ei ole sama palju, millest palju siin kanalis on juttu ja muid asju tihti meil ei ole tervist, meil ei ole kõigil sama palju ja nii edasi, siis aega meil on kõigil sama palju. Aga tegelikult ma tahaks tuua siia nii-öelda selle teise mõtte juurde, et aega on meil sama palju, aga tegelikult see aeg ei ole võrdse energiatasemega 24 tundi. Et päeva jooksul võib-olla sa oled ise ka tähele pannud, et mingi hetk oma päevas sa oled energilisem, jaksad teha rohkem ja mingi hetk tunned, et nüüd oleks vaja kohvi korralikult sisse juua ja võib-olla väike uinak teha, sest ei jaksa nagu suurt midagi teha.
ja natuke avaksingi seda teemat ja tegelikult erinevad uuringud ka toetavad seda, et meil päeva jooksul ongi erinevad energiatasemed, millega tasub arvestada. Ja millest siis need energiatasemed koosnevad? Gary Newhoff, produktiivsuse ekspert, kes on kokku pannud sellise väga lihtsa, aga tabava energiatsoonide jaotuse, ta räägib sellest, et meil kõigil ongi 3 liiki energiat päeva jooksul, energiatsoone siis. Roheline, punane, kollane, otse kui valgusfoori värvid. Ja ta alustab siis rohelisest ja räägib sellest, et seda rohelist tsooni, kus meie energia on päriselt tipus, kõige nii-öelda fokusseeritumad oleme, suudame päriselt seda kõige raskemat mõttetööd teha. Seda on meil päeva jooksul kuskil 3–5 tundi. Erinevad ajuuuringud siis seda toetavad, et 3–5 tundi, et ei ole nii, et kogu päev ma jaksan nagu väga süvitsi mõelda ja rasket tööd teha. Just nii-öelda vaimses mõttes, et ma siin ei pea just nii-öelda füüsilist silmad, aga vaimset tööd, et 3–5 tundi. Siis punane tsoon on just see, kus meie energia on vastupidiselt hästi maas, madalal, 1–2 tundi. Ja täitsa päeva jooksul võibki olla selline hetk, kus tunned, et ei jaksagi midagi teha, et mõtte hüppab ühelt asjalt teisele ja selles mõttes jällegi uuringud seda toetavad, et see on täiesti normaalne osa ka päevast, et mingi hetk see võib tulla 1–2 tundi. Ja ülejäänud osa siis on selline keskmine energiatase, kollane tsoon. Ja kui ma nüüd räägin enda kogemusest, siis minul see roheline tsoon on hommikune aeg. Hommik on see, kus ma teen ära kõige raskema töö, keskendun ja kui mul on vaja midagi ette valmistada, midagi päriselt läbi vaja töötada, siis ma teen seda hommikuti. Ja ta on umbes selline 8:30–12. Et loomulikult ei ole nii, et kui sekundi pealt saab 11:30, et siis on nii-öelda tsooni vahetus, aga umbes ma olen enda jaoks arvestanud, et see on see vahemik. Ja see aitab lihtsalt seda, et ma tean, et sinna aega ma planeeringi need raskemad ja fookust nõudvad ülesanded. Ja vastupidiselt see punane tsoon siis on mul just see pärastlõunane aeg, et selline 2–4 umbes, et praegu on kell 3, et minu jaoks ongi see punase tsooni aeg. Ja väga mõnus on just planeerida ka sellised sotsiaalsed asjad sinna, tihti ma lähen teen trenni punases tsoonis ja nii edasi, mis heas mõttes tõmbavad käima ja ei nõua sellist suurt vaimset pingutust. Et selles mõttes nii-öelda tasub sellega oma päeva jooksul arvestada. Ja siit ma võib-olla Triin ja Marin teilt küsin, et kuidas teie ise näete, et kuidas teil olete varem sellele mõelnud, et päeva jooksul erinevad energiatasemed, kuidas teie näete või tunnete, et mis perioodil teil päeva jooksul see erinevad tsoonid on? Ja ma olen ka rohkem sinna hommikupoole kaldu, et mulle meeldib ka teha sellist keskendumist nõudvaid asju pigem hommikupoole ja üldiselt püüan ka niimoodi sellised koosolekud ja kohtumised alates kella 2 või veel hiljem sättida, et ma olen püüdnud seda jälgida küll. Okei, väga hästi. Mina olen natuke teistmoodi, et mul on tegelikult õhtupoole. Aga eks sõltub ka, et mulle lihtsalt ei ole tegelikult sobinud see, et päev algab kell 8, et see on liiga vara minu jaoks. Et sellest sõltub, kui ma pidin käima palgatööl kella 8 minema, siis mul ikkagi oli selline aeg, et algul vaatasin meile nagu sisse elamine, et 10 ma tundsin, et nüüd ma võin nagu toimetama hakata nagu täie huugiga. Ja samamoodi tihti on ju just see punane tsoon siis, kui sa oled lõuna ära söönud ja siis on selline rammestus või siuke ei tahaks üldse teha. Ja siis varsti tuleb jälle lähed käima. Aga jah, muidu mulle, et ma selles suhtes teen küll nagu enda hommikul ka selliseid töid, aga ikkagi tihti mul tuleb ka õhtupoole see hoog sisse. Kus saad nii-öelda üles ja nüüd võiks kogu maailma ära pallutada, et tunnen. Okei. Jah, aitäh teile, et hea nii-öelda mõelda ja kui sina seda webinari kuulad, siis samamoodi sa võid mõelda lähtuvalt endast, et see inimesiti ongi meil erinev, millal sina tunned, et mingisugune tsoon sul on. Ja mõned mõtted siia juurde, et mida siis teha nende tsoonide ajal, sellest on juttu juba natuke olnud, aga rohelist tsooni, kui sul on võimalik, siis sa oma päeva jooksul võiksid maksimaalselt ära kasutada. See on sinu kõige parem aeg, et teha just neid kõige suurema väärtusega tegevusi, mis loovad suurt väärtust.
Ja loomulikult võib-olla mõni küsib, et aga ma olen ju kollektiivis ja ma alati ei saa nii planeerida ja tuleb asju vahele, et see on täiesti loomulik, et elu on elu, muud asjad tulevad vahele. Aga nii palju, kui sinust sõltub, et need hommikud või need pärastlõunad või õhtud, kui sa saad planeerida, et siis tasub sellega arvestada ja nii oma päeva üles ehitada. Mõned näited lihtsalt meie puhul ongi konspekti arendamine, kursuse väljatöötamine, videostsenaariumi kirjutamine ja nii edasi, et mida siis selle tsooni ajal tasub teha. Siis see punane tsoon, sinna tasubki planeerida just sellised vähetähtsad või lihtsad ülesanded. Võib-olla tehagi trenn, kui sul on jällegi võimalik olla paindlik, alati töökohal ei ole see võimalus, aga kui on, või teha väike liikumispaus, kohvipaus kolleegidega planeerida sinna või teha sellised väiksed admin ülesanded, kirjade saatmine, mingid pisikesed asjad, mis sul on ikka päeva jooksul teinekord päris palju asju, mis on vaja teha, et planeeridagi sinna aega. Ja kollases tsoonis on, kui energiatase on selline keskmine, et siis mingid kohtumised sobib väga hästi seal teha, et jällegi seda ka rohelist tsooni kaitsta, et kui see roheline tsoon on neid kohtumisi täis, siis võibki juhtuda, et kogu meie aeg läheb sinna, et kollane tsoon sobib selleks väga hästi. E-kirjade vastamine sobib ka väga hästi sinna, et vastata kirjad ära või loominguline töö ja loomingulised ülesanded, et uuringute järgi ka selline loomingulisus on meil kollases tsoonis kõrgem. Et jällegi, kui on vaja niisugust brainstormi teha, ajurünnakut, et siis võib seda kollast tsooni kasutada. Et rohelises tsoonis meie aju keskendub nagu ühele asjale kitsalt, aga kollases tsoonis meil neid mõtete genereerimist võib täitsa kasutada ja teha seal, planeerida sinna aega. Ja kui sa nüüd mõtled, millal minul see energiatsoon on, siis korraks annan selle hetke sulle, et sa saad mõelda. Ma loen mõned küsimused ette ja pane enda jaoks kuhugi lihtsalt märge kirja, et mis ajal sa tunned, et mingi energiatsoon on. Ja nimetan ära ka, et need tsoonid võivad selles mõttes päeva peale hajutuda, et minul on hommikul, ma tunnen, et selline järjest hommikul see periood, aga sul võib vabalt olla ka nii, et hommikul 2 tundi, pärastlõunal 3 tundi näiteks. Et jällegi, kuidas sa ise tunned, et see on selline natuke enesetunde küsimus, et kuidas sa näed, et mis ajal need tsoonid on. Roheline tsoon 3-5 tundi. Millal päeva jooksul on sul tuju kõige parem? Mis ajal oled kõige rohkem fokusseeritud? Mis ajal on sul kõige lihtsam midagi kvaliteetset luua? Näiteks mingit plaani pakkumist, lepingut, sisu. Millal suudad luua läbimurdelisi ja kasulikke ideid, panustada koosolekul või juhtida teisi inimesi? Et suure tõenäosusega see on sinu jaoks see roheline tsoon. Värske aeg, suudad keskenduda, olla fokusseeritud 3-5 tundi. Siis järgmiseks see punane tsoon 1-2 tundi. Millal päeva jooksul hajub sinu tähelepanu ja fookus pidevalt ära? Mis ajal päevast on sul tuju kõige halvem, kus kolleegid sind näha ei taha ja mis ajal tunned, et töö üldse ei edene ja uimatsus on suur? Et see suure tõenäosusega on siis sinu jaoks see punane tsoon. Jällegi 1-2 tundi ja ei pea sellise piinliku täpsusega peale minema, et 14:41 hakkab minu jaoks see punane tsoon, et pigem jällegi üldpildis aru saada, kas ta on pärastlõuna, kas ta on hommikune aeg, kas ta on õhtune aeg, et saada sellest suuremast pildist aru. Ja ülejäänud aeg ongi siis see kollane tsoon, et kui sa saad rohelise ja punase paika, siis ülejäänud saad mõeldagi, et see on see kollase tsooni aeg. Ja miks ta on hea? Ongi just sellepärast, et sa saad oma päeva siis vastavalt üles ehitada ja mõelda, et kuidas ma saan oma ka neid energiatsoone kasutada maksimaalselt ära. Teha õigel ajal õigeid ülesandeid. Ja võib-olla sa selle kogu jutu peale küsid, et aga Jakob, et mul on siin väga erinevad päevad ja nädalad, et mul on siin sinised esmaspäevad või päevad ei ole vennad, et mõni päev tunnen paremini, teine päev halvemini. Et loomulikult on päevi, mis on erinevaid ja nädalaid, aga kui vaadata selliseid pidevaid mustreid, siis need rütmid tihtilugu korduvad. Et kui sa just ei tule reisid ja ei kohane ajavahega või sa ei ole haige, kus võib-olla sul ongi terved päevad punane ja kollane tsoon, et siis tegelikult need mustrid korduvad ja hea on natukene näpuga järge ajada, et mis ajal siis mingi tsoon esineb ja mis ajal ma mingeid ülesandeid võiksin teha.
Ehk siis kokkuvõtvalt roheline, punane, kollane tsoon, tasub sellega arvestada ja enda jaoks see läbi mõelda. Ja kuidas seda veel saab hästi ära kasutada, et siin on siis kuvatõmmis minu Google kalendrist, et ma olen ise ka ühe kalendrikihina teinud energiatsoonide jaotuse. Ja selles mõttes ma saan seda kihti lülitada sisse koos teiste kihtidega ja ma näen ära, et mis aega mul mingid kohtumised või ülesanded jäävad. Et see pruun kiht on siis minu jaoks kõik sellised kohtumised või kindla ajaga seotud asjad, kus ma pean olema hambaarsti juures või mingid kohtumised või miitingud ja nii edasi. Ja sinistena ma tihti märgingi need asjad, mis saavad tegelikult päeva jooksul loksuda, kus ma ei pea kindlal ajal olema, aga mis ma olen planeerinud, et ma tahaksin sellel ajal teha. Et sellest meil natuke hiljem tuleb juttu, aga siis, kui ma selle kihi panen sisse, energiatsoonide kihi, siis ma näen, et mis aega see jääb. Et kui ma vaatan, et tegelikult kõik sellised kohtumised või mingid muud pisikesed asjad võtavad mul näiteks selle hommikuse aja ära, et siis on hea lihtsalt üle vaadata, et mida annaks ringi tõsta selleks, et seda aega vabastada või siis luua seal mingit rütmi, et maksimaalselt neid tsoone ära kasutada, et selline hea võimalus, et kui sa tahad, siis sa saad samamoodi enda jaoks kalendrikihi luua ja teinekord lihtsalt reflekteerida, kuidas ma oma aega kasutan. Ja mida me tiimidega tihti teeme, et kui sa siin kuulad seda ja mõtled, et sa töötad kollektiivis ja sul on ümber inimesed, siis me tihti ettevõtetes koolitades kaardistame ka kogu kollektiivi peale need tsoonid. Ja siin on lihtsalt üks näide, et ongi siis 10–11 näiteks väga tugevalt kollektiivil rohelise tsooni aeg. Ja siis me oleme sinna tihti pannud ka näiteks vaikse tunni või ka pikemalt 9–12 vaikne aeg, et kus siis kollektiiv üksteist ei sega, kõik saavad keskenduda ja pärast on siis sellist segamisaega, kus saab küsida, teha koosolekuid ja nii edasi. Et inimesed saaksid päriselt keskenduda, sest see on selline väga suur murekoht tihtilugu, et ei saa keskenduda, et kogu aeg keegi segab ja kogu aeg tuleb mingeid asju vahele. Ja kui siit nüüd mõelda, et aga mis ma siis selle kõigega peale hakkan, et kui ma energiatsoone tean, siis võib-olla sa oled kuulnud sellisest maatriksist nagu Eisenhoweri maatriks ja Eisenhower oli siis USA president ja ta ütles nii, et kõige pakilisemad otsused on harva kõige olulisemad. Ehk siis need, mis tunduvad väga kiireloomulised asjad tuleb ära lahendada, siis need harva on tegelikult need, mis on päriselt need kõige olulisemad. Ja Eisenhoweri maatriks on tuttav maatriks paljudele, kus ta siis jagas oma tööülesanded ära vastavalt 4 lahtrisse, et mis on siis kiireloomulised, mis mitte kiireloomulised ja mis on olulised ja mis väheolulised. Ja ta ütleski, et tihti me ei jõua nende ülesanneteni, mis on olulised, aga mitte kiireloomulised. Ehk siis need on tegelikult tähtsad, aga nad ei ole lihtsalt kogu aeg harju sul kuskil, et siis lükkad neid et need jaoks annavad oodata. Ja teed tihti neid, mis on need kiireloomulised, kas siis olulised kiireloomulised või väheolulised. Tegeled selle veeruga. Ja võib-olla sinu jaoks on ka tuttav Pareto printsiip, siis see Pareto printsiip ütleb seda, et umbes 80% tulemustest tulevad 20% algpõhjustest ja see kehtib siis erinevates eluvaldkondades, nii finantsis on see tihti nii, aga samamoodi ka produktiivsuse maailmas, et 20% tulemusi suurusjärk annab siis tegelikult selle suure osa nendest tulemustest. Ja tasub enda jaoks läbi mõelda, et mis on need 20% tegevusi, mis loovad siis seda suurt väärtust, seda 80%. Sest muidu me tihti tegeleme hoopis selle 80%-ga, teeme kõiki muid asju ja see loob siis seda 20%, et teeme palju, aga saavutame vähe. Võiks teha hoopis vastupidi, et teeme vähe, aga saavutame palju, et see mõtteviis, et jõuda sinna 20%. Ja hea on kindlaks läbi mõelda, et mis on need asjad, mis päriselt loovad siis seda suurt väärtust. Ja mida sa enda jaoks saad siit lähtuvalt läbi mõelda, on see, et
lähtuvad sinu rollist, sinu ülesannetest, mis on need ülesanded, mida oleks sinul mõistlik teha nendes erinevates tsoonides. Ja sa saadki mõelda sellele, et mis on need ülesanded, mis loovadki seda suurt väärtust. Et sa võiksid mõelda, et see roheline tsoon, kui ma seda saan maksimaalselt kasutada, seal tsoonis ma võiksingi teha neid ülesandeid, mis loovad maksimaalset väärtust ja paigutada need sinna. Loomulikult alati nii-öelda ei saa nii teha, aga kui vähegi võimalik, siis tasub seda arvestada. Ja siit võid korra nii-öelda, pikalt me siin ei peatu, aga võid korraks enda jaoks mõelda, et mis on need ülesanded, mida oleks mõistlik siis teha erinevates tsoonides. Rohelises, kollases, punases ja vastavalt oma päeva planeerida. Kuidas teil, Triin ja Marin, et kas varem olete nii-öelda püüdnud ka nii-öelda arvestada siis nende tsoonide järgi, et mis ülesandeid, kuidas, kuhu planeerida, mida ette võtta? Ja ma olen püüdnud seda arvesse võtta, aga ma olen kasutanud ka seda, et olen mõelnud enda jaoks läbi, et mis on need asjad, mis ma kindlasti tahan, et ma täna pean tehtud saama, et mis on need 2 väga olulist asja, mis peaksid täna tehtud saama, ja tihtipeale ma üritan need ka sinna rohelisse tsooni siis või enda kõige produktiivsemasse aega panna. Just. Ja ma olen proovinud seda küll. Okei, väga tubli. Mina arvan, et mina olen väga kehva selles olnud, et ma olen samamoodi pannud selle, et mis kindlasti peab täna ära tehtud saama, aga nagu see Eisenhower väga hästi nagu ütles, et tihti on lihtsalt need, mis kiiresti on vaja ära teha, teed ära. Ja siis ütlesid küll, et teeks sellist süvenemist nõudvat asja ka, aga aeg on juba väsinud juba täna vist ikka ei jõua, et see juhtub nii tihti. Aga mind tegelikult isegi kõige rohkem kõnetas see, kus sa mainisid seda, et vaata, et kollektiivides võiks olla selline vaikuse aeg või selline keskendumise aeg. Mina olen palgatöös küll tundnud, et kuna ma olen juristina töötanud ja olin tihti kohas ainus jurist ja see tähendas seda, et tegelikult kõikidele töötajatele pidi olemas olema ja minu päev koosneski sellest, et kas siis kliendid on või töötajad kogu aeg käisid sisse välja. Ja mul ei olnudki see hetkel, kus ma tegelikult peaksin süvenema, et tegelikult nendele vastamises ka tihti peab ju süvenema või üldse nagu sellist, ma ei tea, oma tööd teha. Ja sellepärast tihti tegelikult oligi see, et tegin õhtul. Et võib-olla see on ka see, miks ma ütlen, et minule sobib õhtu. Ma arvan, et nii sobib loomu poolest ka, aga tihti see oligi ainus vaikuse aeg, kui teised läksid töölt koju, et siis mina sain hakata tööd tegema. Just. Ja selles mõttes, et paljud, kes meie koolitusel käivad või läbi ettevõtte selle koolitusel osalevad, siis hiljem kirjutavad, et tagasisidena, et ma saan lõpuks ometi keskenduda, et ma ei peagi minema kodukontorisse või ma ei peagi mõtlema mingit X-plaani valmis, vaid et ma saan päriselt keskenduda ja teha need olulised ülesanded ära. Et see annab tegelikult nii palju juurde, et meil endal, ma nüüd saan meie produktiivsusklubi sellist kogemust jagada, et meil on nii, et me hommikuti, kui meil ongi rohelise tsooni aeg, et me oleme ka ära kaardistanud, mis ajal meil keskmiselt need tsoonid on ja hommikune aeg väga tugevalt on just see süvenemise aeg ja siis me suunurgast üksteisele tšau korra ütleme, mõni saab selle peale ka pahaseks, aga et siis meil on nagu selline kokkulepe, et me ei vestle seal hommikul lihtsalt niisama. Loomulikult, kui on mingid põletavad küsimused, mingid olulised asjad, et siis loomulikult erandeid on, aga see on väga vähestel juhtudel ja hommik on just see aeg, kus süveneda, teha see oluline töö ära. Ja 11:30 on meil lõunapaus ja siis on mingis mõttes meie jaoks selline tähistamisaeg, et nüüd on olulised asjad tehtud ja nüüd saame lõunat süüa, jagada, et mis muidu elus toimub, mis võib tehtud sai ja see annab sellise väga hea nii-öelda enesetunde, et palju on tehtud ja nüüd nii-öelda saab natuke vabamalt seda päeva teist poolt võtta, et see on jah selline väga mõnus tunne. Et tasub, jah. Ja ma lihtsalt tahtsin vahele öelda, et ma julgustan inimesi siia chati ka kirjutama, enda kogemusi jagada, et kuidas teil on, et meie siin kolmekesi räägime, aga teie võite ka sinna kirjutada ja küsimusi ka panna, kui teil tuleb, et siis jooksvalt kohe võtame need ette. Just, et olge agarad tagasisidet andma. Ja võib-olla selle nii-öelda teema lõpetuseks selline näide nüüd mingist ajast tagasi, kui
kui meil oli e-kursus, nüüd hetkel meil e-kursust ei ole, et tegelemegi rohkem ettevõtete koolitamisega, aga mingi hetk oli e-kursusega see, kus me pidime pidevalt nii-öelda väljastama arveid käsitsi, kus nii-öelda inimene registreeris ja siis me väljastasime arve käsitsi ja ta sai kursusele nii-öelda kursuse eest ära maksta. Ja mingi hetk me siis otsustasime, et jah, et sellega võiks tegeleda ja võiks selle siis ära automatiseerida. Aga pidevalt olid muud projektid käsil, kus siis nii-öelda oligi mingi koolitused ja mingi koolitusarendused ja muud asjad ja ei jõudnud sellega tegeleda. Ja väljastasid neid arveid, mis oli siis nii-öelda Pareto printsiibi kohaselt see 80% tegelesid pidevalt sellega, selle asemel, et see juurprobleem nagu ära lahendada. Ja mingi hetk me võtsimegi jõuliselt selle ette, tegime selle automaatse maksete süsteemi ja enam ei pidanudki neid arveid väljastama, selles mõttes, et nii-öelda tükeldasime või lõikasime selle nii-öelda juurprobleemi ära. Ja see on võib-olla nagu väga pisike näide, aga samas nagu peegeldab seda, et tihti me ei jõuagi selle nagu põhiasjaga tegeleda, sest muud kui nagu need tulekahjud vajavad kustutamist, aga et see roheline tsoon võikski olla see aeg, kus siis tegeleda selle 20%-ga ja püüda seda muud nii-öelda koormust vähendada. Et tasub sellele mõelda. Ja see näide läheb väga hästi minu arust kokku ka selle üksikettevõtja eluga, et tihtipeale sa kustutadki tulekahjusid ja tegelikult ei jõua selleni, mis on oluline ja edasi. Just see põhjus, miks me tahame niimoodi fokusseeritult mingi väikse grupiga tegeleda selle teemaga, on ju? Just. Absoluutselt. Ja selles mõttes, kui siit nüüd edasi minna, et me teadvustame, et meil energiatase päeva jooksul muutub, mingi hetk oleme energilisemad, mingi hetk vähem, siis tahaks ju natukene aega ka planeerida või kontrollida, et kuidas selle ajaasjaga siis jääb. Ja küsimus siit on järgmine. Sa võid chatis ka julgelt anda omapoolse hinnangu või vastuse, et millist stiili oled sina? Kas sa oled selline reaktiivne ajaplaneerija või proaktiivne? Ja nõks seletan siis lähemalt ka. Reaktiivne ajaplaneerija, see tähendab seda, et võib-olla sul on mingi to-do list või tegevuste nimekiri ja sealt sa aeg-ajalt nopid neid ülesandeid, teed mingeid väikseid nii-öelda asju, aga samal ajal kuskil vahepeal heliseb telefon, mingid asjad tulevad vahele ja siis sul on lahti kuskil tagataustal meilikast või mingi muu suhtluskanal. Ja seal pidevalt keegi jälle kirjutab sulle, mis võtab tähelepanu. Ja päeva lõpuks on sul selline tunne, et sa saad nagu palju selliseid pisikesi asju tehtud, aga kui sa peaksid midagi nii-öelda suurt nimetama, siis võib-olla tihti ei oskagi nimetada, sest sa pidevalt reageerisid, mingid asjad tulid sisse ja tegelesid kogu aeg nende nii-öelda jooksvate asjadega. Ja see teine pool, siis proaktiivne ajaplaneerija, see tähendabki seda, et sa pigem planeerid ette ja teadvustad, mis ajal sa mingit ülesannet teed. Ja see sama aja blokkimine, millest ma kohe räägin, läheb sellega selles mõttes kokku, et sa planeeridki oma päeva mingisugused blokid. Võib-olla see sinu jaoks ei ole nii-öelda kalender, kuhu sa neid läbi mõtestad, aga kas või mõtled oma peas, et sellel ajal ma tegelen selle asjaga, sellel ajal selle asjaga ja sa nii-öelda ei tee neid asju juhuslikult. Ja sa tead, et nii-öelda sa võtad kindlateks projektideks kindla aja. Et sa võid selles mõttes nii-öelda korra mõelda, anda tagasisidet, et teeme nii, et 1-10 on skaala, et kes tahab anda tagasisidet. 1-10 on skaala, et 1 on siis see, et sa oled väga-väga reaktiivne ja siis 10 on see, et sa oled väga-väga proaktiivne ja siis kõik, mis jääb sinna vahele, et see on siis selline nii-öelda seal keskel olev ala, nii et 1-10, 1 väga reaktiivne, 10 väga proaktiivne, nii et võite korra, kes soovivad, siis anda tagasiside. Väga hea, et siin vastuseid tuleb. Ja mis siis sina täna saaksid teha selleks, et kui sa nüüd mõtlesid, et jah, ma olen pigem seal nagu reaktiivse poole peal,
ja pidevalt reageerin erinevatele asjadele, siis mida sa saaksid teha, et rohkem jõuda sinna proaktiivsele poolele, mida me tihti tahame, sest me ju keegi ei taha, et muud kui terved päevad reageerime ja need olulised asjad jäävad tegemata. Siis selleks üks meetod ongi see, et mida siis kutsutakse aja blokkimiseks, eesti keeles time blocking, inglise keeles, kus sa siis jaotad oma päeva erinevateks osadeks ja määrad igale osale kindla ülesande. Ja selles mõttes, kui selline to-do list või tegevuste nimekiri ütleb meile, mida me peame tegema, et seal on näiteks kirjas, et saata see mail või et tegele selle projektiga to-do listis, siis kalender just ütleb meile seda, et millal me seda teeme. Et ta annab selles mõttes nagu järgmise sammu sinna juurde. Mitte lihtsalt, et tee see asi ära ja siis ta tihti jääbki selliseks millal ma seda teen, võibki palju lihtsam olla edasi lükata kui see, et ma panen ta kalendrisse, mul on kindel aeg ja ma lähen sealt edasi. Ja miks seda time blockingut või aja blokkimist võiks teha? Produktiivsuse ekspert Cal Newport ütleb nii, et 40-tunnine aja blokkitud töönädal annab sama tulemuse, mis 60+ tundi ilma struktuurita tööd. Et seal selles mõttes on väga palju peidus, kui sa päriselt struktureerid oma ajagraafikut. Mitte lihtsalt, et ma hakkan kuskilt otsast peale, vaid et sa juba mõtled läbi, kust ma hakkan peale. Ja loomulikult siin on ka äärmused, et mõni mõtleb, et ma ei suuda terve päev panna endale mingit blokke täis ja see on täiesti loomulik ja okei, et sa ei peagi alustama sealt. Väga hästi aitab juba pisike blokike, et näiteks 10-11 ma tegelen selle projektiga, et see on väga super algus. Ja siin lihtsalt natuke illustreeriv slaid, et kuidas tavaliselt inimesed teevad. On siis see vasakpoolne graafik, et tihtilugu lähed tööle, siis tegeled ühe asjaga, tegeled teise asjaga, hüppad muudkui ühelt asjalt teisele, vastad meile, natuke sotsiaalmeedias, siis tegeled mingi projektiga, siis võib-olla räägid kolleegiga ja nii edasi. Et pidevalt üks ja teine asi, hüppad ühelt asjalt teisele. Ja mis see time blocking või aja blokkimine tähendab? See tähendab seda, et sa teed neid samu asju, aga sa teed neid järjest. Ehk siis sa lähed selles asjas rohkem sügavuti, saad rohkem keskenduda ja sa muudkui ei hüppa ühelt ülesandet teisele. Sest võib-olla sinu jaoks on see tuttav olukord, kus sa tegeled mingi ülesandega ja siis mõned minutid hiljem sa ei ole jõudnud kuhugi 4. asjani ja siis sa mõtled, et millega ma alguses tegelesin. Et võib-olla see sinu jaoks on tuttav olukord ja see ongi väga lihtne tulema. Ja mis see ohukoht lihtsalt on see, et me tegelikult meie aju tegeleb pidevalt nende eelmiste ülesannetega ka, millelt me siis alles ära hüppasime. Et võib-olla sa mõtled, et pole hullu, aga uuringud on erinevad, aga selline 10, 15, 20 minutit võtab see aega, et uuesti päriselt keskenduda. Ühe uuringu järgi isegi 27 minutit. Et selles mõttes tasub arvestada sellega, et see ühelt asjalt teisele hüppamine, et see võtab väga palju sellist keskendumise ressurssi. Ja ma panin siia siis ka uuesti oma kalendri, et selles mõttes mis see tähendab, päevad on erinevad, mõni päev on nii, et kui lastehoid näiteks helistab, et laps jäi haigeks, siis kogu see päevaplaan on pea peal ja pead asjad ringi tõstma ja mängima. Täitsa loomulik. Aga ütleme, et seda tegelikult juhtub, kui me oleme ausad, juhtub pigem vähe, et klassikaliselt neid erandeid on pigem vähe, siis tasubki ringi mängida, aga kui on selline tavaline päev, siis ta on väga hea abivahend, et sa oled läbi mõeldud, mis ajal ma mingi asjaga tegelen, mis projektiga, mis ajal näiteks ma koolitusteks ette valmistan, mis ajal ma näiteks pulmaks ette valmistun ja nii edasi, mis ajal ma mingisuguseid ülesandeid teen. Ja aeg-ajalt neid blokke peab ringi tõstma, sinna tasub ka ruumi vahel jätta, et sul ei ole ka kõik üksteise kukil, et mingid päevad ma teadlikult jätan seda ruumi rohkem sinna, mõni päev on natuke tihedam. Ja seal on mul ka üks plokk, mis võtab kokku sellise kirjavahetuse, kommunikatsiooni admin, kus ma tihtilugu siis kirju pikemalt vastan, et jällegi sellised pisikesed ülesanded teen ka ühe ploki ajal ära. Et nad ei
satuks nii-öelda täiesti juhuslikult, vaid et ma võtan ühe kindla aja, kus ma neid püüan siis teha. Et annab lihtsalt see nii-öelda aitab sellist struktuuri hoida ja fookust, et väga hea abivahend. Ja võib-olla see siia nii-öelda jutu peale mõtledki, et aga minu jaoks on liiga palju, et siis nagu ma enne ütlesin, et siis väga hea algus on see, et kui sa näiteks kas või ühe ploki paned oma kalendrisse, et sellest kellast selle kellani ma tegelen selle olulise projektiga. Et siis on väga hea algus, et kui sa mõtled, et mul mingi projekt ei edene või mingi ülesanne või töö, planeeri see kindla ajaga kalendrisse. See ei tee sinu eest seda ülesannet ära, et sa sinna kalendrisse selle paned, aga see on juba väga hea praktiline samm, mis annab tõuke, sa oled otsustanud, sellel ajal ma teen ja see on jällegi aju jaoks lihtsam, et sellest siis kinni pidada, et tasub seda proovida. Ja kui nüüd roheline tsoon ja see nii-öelda ajablokkimine kokku panna, siis selles mõttes me kutsumegi seda sügavaks tööks ja tegelikult nii-öelda see ongi termin siis inglise keeles deep work, mis siis tähendab seda, et sa keskendudki kõrget väärtust loovale ülesandele ning ei ole ühtegi segajat, mis võiks võtta su fookuse. Et hommikused ajad ongi meie jaoks see aeg, kus me teeme seda nii-öelda sügavat tööd, kus segajad on kinni keeratud ja sa keskendudki nendele tähtsatele asjadele ja sa saad väga palju ja väga olulisi asju tehtud. Nii et tasub selles mõttes nii-öelda mõelda sellele, et jällegi, et mis on need kõrget väärtust loovad ülesanded ja kuidas neid segajaid kinni keerata, et päriselt paremini keskenduda. Ja sellest nüüd kohe varsti tuleb ka juttu, et kuidas neid segajaid minimeerida, mis teinekord meie fookuse ja aja võtavad. Küsimus siit teile, Mari. Võtame mõned küsimused vahel äkki või? Tulid chati ka. Ja, siin olid mõned küsimused, et kui kaua keskmiselt läheb aega, et sellised meetodid kasutusele võtta, et kas selle kohta on ka statistikat? Nagu öeldakse, siis vanad harjumused on visad kaduma. Ja, täitsa nõus, et selles mõttes nii-öelda kes meist ei oleks mingit uut asja proovinud ja siis mõtled, et jama jälle vana harjumus on tagasi. Et selles mõttes nii-öelda neid teooriaid on erinevaid, räägitakse 21 päevast näiteks ja nii edasi. Tegelikult isegi olulisem on see, mitu korda sa seda asja teed. Et sa võid teha 21 päeva, aga kui sa teed näiteks kord nädalas seda asja, siis sa teed ainult 3 korda, iga nädal korra. Versus see, et sa teed nädal aega, aga sa teed iga päev näiteks 3 korda, et siis sa teed 21 korda seda asja, et tegelikult see kordade arv on palju olulisem kui see, et mis see ajaline pikkus on. Ja tasubki selles mõttes alustada vaikselt, et meil on inimestel oht alustada väga suurelt, hurraaga peale minna ja siis sa saad aru, et jama küll, et ma olen jälle selles samas kohas, et asjad ei toimi. Ja võib-olla selline väike näide oma elust on see, et ma panin selle aasta selliseks üheks eesmärgiks väike õhturutiin, mida ma teen ja üks osa sellest on see, et ma loen 1 lehekülje raamatut. Ja võib-olla sa mõtled, no 1 lehekülg hakkab, et mis sa sellega nagu saad. Aga päris ausalt, iga õhtu ma loen rohkem, 3-5 lehekülge, mõni õhtu 10 lehekülge. Ja see 1 lehekülg on mu ajule selline väga hea signaal, et see on tehtav. Kui ma panen sinna eesmärgiks, ma loen pool tundi, ma loen tund aega, ma loen 30 lehekülge, siis võib-olla esimesed nädal aega ma seda suudan teha, mingi hetk läheb raskeks, et tasub selles mõttes mõelda realistlikult ja pigem alustada vaikselt ja siis kasvatada seda. Et palju kordi teha seda, palju nii-öelda katsetada ja pigem alustada vaikselt või väikselt on see nii-öelda esimene hea soovitus. Ja üks küsimus tuli ka tsoonide kohta, et kuidas töö juures saaks kolleegidega tsoonid paika ja et neid tegelikult austatakse ka? Ja, eks ta selles mõttes ongi keeruline protsess ja kui me koolitamas ka käime, et siis ta võtabki palju sellist arutelu, et kõigile see lõpuks oleks söödav ja inimesed oleksid nende kokkulepete asjadega rahul. Hea on see, kui kõik kaardistavad kõigepealt oma energiatsoonid ära
et sarnasel meetodil, me ise kasutame selleks teatud platvormi ka, kus me saame nagu korraga need tulemused kokku, aga hea on, kui on selline ühistulemus teada ja siis vaadatagi, et mis ajal see on ja siis mõelda jällegi see märksõna realistlikult, et kui varem on kogu aeg üksteist segatud ja siis võtta näiteks, et nüüd on 3 tundi vaikset aega, siis see on juba ebarealistlik tegelikult. Alustada näiteks 1 tunnist. Väga hea, me paneme 1 tunni paika, kui me seda suudame, me saame seda alati kasvatada, et pigem lähme nagu seda pidi, mitte see, et 3 ja siis on nagu kõik ikka samamoodi tagasi. Ja selles mõttes see nõuabki seda, et igaüks saab aru, miks me seda teeme. Et ta ei ole alati lihtne, vahel on ka seda, kui sa oled millegagi harjunud, inimesed puiklevad vastu. Nii et selles mõttes Mari-Liis see ei pruugi olla alati lihtne, aga väikeste sammudega püüda see teha inimestele arusaadavaks ja väga palju hakkab ka juhtkonna tasandilt peale. Et me ka oma koolitustel kaasame alati juhte, sest kui juhid ei tule kaasa, siis ta jääb väga poolikuks, et juhid saaks sellest aru ja sealt hakkaks ka ta ettevõtte kultuuri sisse minema, et see nõuab nagu väga palju erinevaid aspekte, mida siis teha. Ja võib-olla nagu selleks, et ta ei kõlaks nii, et ongi väga raske seda teha, siis võib-olla mida sina saad teha, on ka see, et mõelda, et mis on need peamised segajad, kohe me selleni jõuame ka, kes või mis sind segavad ja püüda sealt hakata peale, et neid asju, mida sa esialgu saad muuta ja neid, mida ei saa, et siis püüda seal leida mingisugune lahendus. Ja siin Merlin kommenteerib ka, et keeruline on tsoonitada, kui kogu töö on vaimne ja kõrget väärtust loov. Sellist kollast tsooni ei ole, õhtuks pärast 8 tundi ongi vaid punane. Mis sa selle kohta oskad öelda? Jah, selles mõttes eks tööd on väga erinevad ja see võibki täitsa nii olla, et sul ongi kõrge pinge kogu aeg pead tegema. Et selles mõttes sellisel juhul ongi see, et tulebki kasutada seda punast tsooni, kui tööd on nii palju, et siis punase tsooni all me suudame ka tööd teha. Ma näiteks praegu ütlesin, mul on punane tsoon, et hästi suudan siin vestelda ja rääkida, et see ei tähenda, et midagi ei suuda, aga lihtsalt seda on raskem teha, et see on see mõte seal taga. Ja kui on terve päev, väga rasked ülesanded, siis küll need saavad ka tehtud. Kindlasti osal ajal sa ei suuda nii hästi fokusseerida ja isegi kvaliteet võib olla selles mõttes kehvem. Aga sealt edasi tekib see küsimus, et kuidas annaks seda kas annab midagi ringi mängida, et jällegi püüda neid tsoone kasutada. Sa tead ise oma tööpositsiooni ja ülesandeid kõige paremini. Ei oska siin öelda, et kuidas ja mis annaks ümber mängida, aga et vahel võibki olla see, et töökoormus on lihtsalt nii suur, et sa panedki muudkui orav rattal, ja mõelda sellele, et mis on need 20%, mis annavad siis seda 80% tulemust, et püüdagi lahti mõtestada, et kas annab midagi teha teisiti, et saada seda kõrget väärtust. Et võib-olla nendele asjadele rõhku panna. Hästi. Aitäh sulle, hetkel rohkem küsimusi ei ole, nii et võime edasi minna järgmise teemaga. Ja kui siis on energia juhitud, et sa tead, mis ajal sul mingi energiatsoon on ja kui oma kalendrit kasutad, et erinevaid ülesandeid ära teha, siis tasub kontrollida oma tähelepanu, sest sellest eelnevast on vähe kasu, kui jällegi kogu aeg keegi sind segab ja keegi tuleb teele. Ja võib-olla see on sinu jaoks tuttav olukord, 2 pilti siin, kus siis teed rahulikult oma tööd, mõtled, et täna tuleb hea päev, produktiivne päev, palju asju saab tehtud, aga siis helistab kolleeg sulle mingi aja pärast, et kuule, kas sa selle saaksid saata mulle või kas sa selle ülesande saaksid ära teha. Ja siis mõtled, et hästi, eks selle väikse asja saab ikka ära teha. Ja siis tuleb kuskilt teine kolleeg sulle uksest sisse kontorisse, küsib, et kas sul 5 minutit on ja siis mõtled, 5 minutit mul ikka on. Aga siis see venib poole tunniseks vestlus ja sealt tuleb veel kuhi ülesandeid ja siis mõtled, et kogu minu ilus plaan hommikul on pea peale pööratud. Ja
ja tihti seda võib juhtuda, kui sa töötad kollektiivis ja kolleegid puutuvad üksteisega kokku ja selles mõttes siinkohal tasubki teinekord mingeid kokkuleppeid teha, millest on ka juttu olnud, aga me kollektiivis tahame töötada ja seal on omad plussid. Mulle ka väga meeldib, ma olen sotsiaalne inimene, mulle väga meeldib inimestega suhelda, vestelda. Samas, kui ma tahan teha sellist keskendunud tööd, siis mulle meeldib, et keegi ei sega mind, et tasub leida see hea balanss, et see ei tähenda seda, et sa nüüd lähed oma kuhugi kambrisse ära, oled seal üksi terve päeva, kellegi enam ei suhtle, vaid teed tööd, vaid seda, et sa leiad ühe hea balansi oma elusse. Et millal ma teen tööd, millal ma keskendun ja millal ma siis päriselt olen sotsiaalne ja saan võib-olla ka vabamalt olla sotsiaalne selles mõttes, et ma ei tunne kogu aeg seda tööpinget taustal. Et kui see on läbi segi, siis tegelikult sa ei suuda kumbagi väga, et sa ei suuda keskenduda ja samas sotsiaalsel ajal võib-olla mõtled, ma peaks mingit tööülesannet tegema ja siis see pidevalt kerib kuskil kuklas. Ja siin on siis mõned sellised segajad, mis meid siis segada võivad, et suures pildis need võib jagada välisteks ja sisemisteks segajateks ja siin on siis mõned välised segajad. No üks klassikaline nutiseadmed ja notificationid, et teed, mis sa teed, aga need seadmed segavad teinekord päris palju. Ja mingi aja tagant jälle, kui sul tuleb see kuskil laua peal, siis ongi jälle su tähelepanu on seal ja see ülesanne, millega sa tegelesid, jälle võtab 20-27 minutit, et päriselt sinna keskenduda. Ja ma ise, mida ma olen kasutanud, on selline funktsioon nagu do not disturb. Võib-olla on sinu jaoks tuttav funktsioon, sa oled seda varem kasutanud ja võib-olla sa kasutad seda praegu, siis ma kasutan seda ise just sellel ajal, kui mul on roheline tsoon ja ma tahan teha keskendumist nõudvaid ülesandeid. No näiteks täna ma tegelesin sellega, et valmistasin pühapäevast kõne ette, mida ma koguduses räägin, et siis ma hommikul tahtsingi süveneda, keskenduda ja ma paningi, mul läheb automaatselt tegelikult peale ja saingi keskenduda, mul ei tule kõned sisse. Ja ma olengi pannud ta automaatselt, argipäev tuleb peale, kellaaeg saab õigeks, siis läheb peale. Ja ma olen sinna pannud ka siis inimesed, kelle kõned läbi tulevad, et seda saad ka seal seadistada, et kas siis on see naine näiteks helistab, midagi on mingi mure, et loomulikult sa tahad aidata, olla kaasas, see kõne tuleb läbi. Või siis ka töökaaslaste kõned meil tulevad läbi, aga meil on lihtsalt oma kokkulepe, et me niisama ei helista, et me ei kuritarvita seda. Aga näiteks olukord, et ma jään haigeks, keegi peab koolitusele minema, et ma loomulikult helistan, et kuule selline olukord, et siis ma ei mõtle, et roheline tsoon, et ma siin ei saa segada, et koolitus jääb ära. Et selles mõttes alati erandeid on, aga väga hea võimalus, kus jällegi fookust hoida ja sa ei pea siis nagu kõigest loobuma, et juba see, kui sa selle süvenenud ajal suudad selle peale panna, siis muul ajal võid sa neid notification'id sees hoida, aga see on juba väga hea samm selleks, et sa saaksid jällegi paremini keskenduda. Ja siit edasi jutukad töökaaslased, number 2 segaja, tahad või sa ei taha, siis me üksteisega puutume kokku ja see on ka päris suur segaja, mida on siis inimesed välja toonud. Ühised kokkulepped, rääkida läbi, millal me üksteist segame, aitab väga hästi. Ebasobivad helid, temperatuur, kus sul see kontor näiteks on, kui seal mingi ehitustöö on kõrval näiteks või mingid muud mürad, helisummutavad kõrvaklapid või siis panna mingi taustamuusika, instrumentaal või midagi sellist, aitab väga hästi või siis mõelda läbi, et kui sa kuskil külmas kontoris pead istuma, mis võib-olla tänapäeval on juba normaalsus, et neid elektrihindasid arvestades, siis tasub see üle vaadata, et sul oleks hea seal töötada ja hea keskenduda. Ma korra kommenteerisin, et ma lugesin ühte uuringut või kuskil raamatus kirjutas sellest uuringust vist, mis puudutab nutitelefoni, et tehti selline uuring,
mille tulemusel selgus, et Jaa, isegi hallo. kui sul on nutitelefon, Ja kuulen. Helistan liikluspolitseist Tallinnas. Nii. Kellelgi jäi kas siin. Marin, sa saad äkki Kalina heli? Ja, nii. Kes sellega sõitis 28? Nii hästi, et tehti selline uuring, et isegi kui nutitelefon oli sul selle lennurežiimi peal, aga see oli sinuga samas ruumis, siis inimeste keskendumine oli halvem versus juhul, kui see nutiseade oli hoopis teises toas. Et võite enda puhul ka proovida, et kuidas see teie keskendumist mõjutab, et mul tavaliselt on alati koridoris kapi peal. Et kui ja ma aeg-ajalt lihtsalt sirutan, siis ma aeg-ajalt lihtsalt lähen vaatan, kas seal toimub midagi või mitte, aga üldiselt ma niimoodi silmaulatuses ei hoia. See on väga hea, et siis jällegi see on ajule signaal, et seda on raske teha, sa pead püsti tõusma, minema, et see on jällegi raskendav tegur, et jah, seda teha. Väga hea. Jah, et kõiki neid väiksed asjad, mida sa saad teha, see on jällegi hea samm selleks, et me ka nüüd sel aastal üks selline suund, mida me perega tahame, et õhtud on nutivabad, et päriselt olla lastega, olla perega, et muidu ikka aeg-ajalt oled väsinud natuke tööst, mõtled, et no ma korra lähen vaatan, aga siis see korra võib jääda pikaks ja nii edasi, et hetki, et lähevad telefonid kinni ja sa saad olla päriselt hetkes, et jällegi väike samm, aga annab palju juurde. Ja siis ma korra näitan neid sisemisi segajaid ka, et mis on siis otseselt seotud meie endaga. Unisus ja väsimus, et kui sa ei ole saanud öösel hästi magada, siis väga palju mõjutab. Palju edu, kui sul lapsed on, et siis minul on 2 tükki, nii et saan täitsa hästi aru, kui oled vähe maganud, siis väga palju mõjutab. Nii et tasub investeerida sinna, et sa saaksid võimalikult hästi magada. Et mina ise lähen pigem õhtul varem magama, kui lapsed ärkavad hommikul vara, et ma olen ikkagi puhanud. Et tasub selles mõttes jällegi sellega arvestada. Ülesande ebamäärasus, kui sa tegelikult ei tea, millega sa parasjagu tegeled, et sa tegeled, aga sa ei ole enda jaoks läbi mõelnud, et siis see, et sa mõtled läbi, aitab väga palju, et samamoodi see kalender, et sa paned kalendrisse kirja, see loob selgust, mida ma siis parasjagu teen, mis on see eesmärk. Käesoleva tegevusega mitte seotud mõtted, et igasugu mõtteid tekib meil pähe, siis on, miks mitte panna näiteks paberilehele, sul on ülesande ajal paberileht kõrval, viskad lihtsalt peast välja need mõtted sinna ja hiljem, kui sa tegeled selle ülesandega ära, vaatad need mõtted üle ja otsustad, mis ma nüüd edasi pean tegema. Et sa muudkui ei hakka kogu aeg ühelt asjalt jällegi teisele hüppama, et sa keskendud ühele asjale ära ja siis tuleb teiste asjade juurde, kui see ülesanne on lõpetatud. Nälg ja liiga täis kõht tasub süüa ja vahel tasub tagasi hoida, mitte liiga palju süüa ja juua vett päeva jooksul, et ka sellised mõned segajad, mis võtavad meie fookuse, et mõelda need läbi, mis on need segajad, mis sind rajalt maha võtavad ja püüda neid keerata nii palju maha kui võimalik, et astuda seal samme. Võib-olla, mis teie sellised segajad siit, Triin ja Marin, on just nendest sisemistest segajatest kõige suuremad? Mul on ikkagi kogu aeg hästi palju mõtteid, mida tahaks teha. Kogu aeg on hästi palju erinevaid ideid, et võib-olla ongi see, et need mõtted, mille osas ma praegu tegelikult ei saa midagi teha. Et siis see point, et panna need kirja või kuidagi leida mingi eraldi aeg näiteks, kus ma mõtlengi läbi need asjad, on võib-olla väga hea mõte. Mul on sarnane selles mõttes, et võib-olla vahest hakkavad häirima, et tundub, et nii palju on teha, aga ei ole aega, et ma ei hakka aega raiskama, et neid kirja panna, siis tegelikult tasub ikka panna, siis sa saad aru, kui palju ta on hoomatav ja siis vaatadki, mis siis kiirem on, mis praegu teen, aga vahest on niimoodi nii kuklas, et ei, ma teen ikka selle olulise asja või kiire asja ära ja siis hakkan vaatama neid asju, aga tegelikult terve see aeg sul on see kuklas meeles, et see häirib kindlasti. Just. Ja see on väga hea viis, et me ise kutsume seda mõttekastiks, et see võib olla ka vabalt mingis rakenduses sul üks selline tühi leht näiteks, kus sa saad lihtsalt panna neid asju kirja
mis sulle pähe tekivad, aga oluline on see, et sa sinna siis hiljem vaatad, et kui on lihtsalt sul kuskil mingi fail ja sinna kunagi enam ei piilu, et siis see on nagu pool võitu, et saad peast välja, aga unustad need asjad ära. Et tasub sellega arvestada. Ja siia võib-olla kõige nii-öelda lõpetuseks, mida ma tahaksin öelda, on see, et täna siin ka nii-öelda sa said kuuldagi sellest, et kuidas siis oma energiat, aega ja tähelepanu juhtida. Sellised esimesed sammud, mida sa saad teha, et tunda ennast produktiivsemalt ja olla produktiivsem. Aga mida me oleme näinud produktiivsusklubiga on see, et nii-öelda infot on väga palju igal pool. Et kui sa guugeldad, siis sa leiad väga paljudele asjadele oma elus vastused. Aga võib-olla sina oled vahel olnud sellises olukorras nagu see koerake siin pildil, et käid koolitusel ära ja siis mõtled, et ma hakkan produktiivseks ja siis saad aru, et päris hea, alguses nagu sujub ja siis lõpuks vaatad, et okei, tegelikult ikkagi mingi järgmine kord, et läks nagu alati. Ja erinevad uuringud seda toetavad ka, et selline klassikaline koolitus, kui sa lihtsalt kuulad need asjad ära, siis see rakendamise määr, erinevad uuringud, aga üks uuring siis Rob Brinkerhoffilt, kes siis toob välja selle, et 15% tegelikult inimestest rakendab, kui on lihtsalt koolituspäev, et sa kuulad selle info ära, väga tore, head mõtted, aga see ongi umbes 15%. Ja kui me paneme siia juurde eeltöö, järeltöö, et me mitte lihtsalt ei räägi, vaid et me kaardistame probleemid ja hoiame siis kätt pulsil, kuidas läheb sellega, siis see rakendamise määr on 85%, et väga oluliselt kõrgem. Ja see on see, mida me siis praegu produktiivsusklubiga teeme, et just aitamegi ettevõtetel päriselt produktiivsemaks saada, et see ei oleks lihtsalt selline nii-öelda tore info, vaid et ettevõttes võiks päriselt midagi muutuda. Ja kui sa siit tänasest koolitusest ka mõtlesid, et väga head mõtted, aga ma tahaksin ka, et meie ettevõttes võiksid mingid asjad saada paremaks, et siis sa võid võtta meiega ühendust ja suhelda, et vastame hea meelega. Ja kui sa kasutad märksõna mikroinvestor, siis omalt poolt pakume ka sellist 10% soodukat, nii et selles mõttes nii-öelda võid anda märku. Ja mis siis meie suund ongi, et loomulikult me teeme ka selliseid nii-öelda klassikalisi koolitusi, aga just, et päriselt neid muutusi tuua, siis aidata ka selle eel- ja järeltööga, et ettevõttes võiks päriselt mingid asjad muutuda, nii et võid selle kõrva taha panna, et kui on huvi sul või mõnel ettevõtte töötajal või kollektiivil, et siis võite sellest anda ka meile julgelt märku. Väga äge. Suur tänu sulle väga põhjaliku ettekande eest, et ma vaatan, et praegu on 40 inimest siin kuulab, et siis 15% on 6 inimest. Aga mina mõtlesin kohe selle peale, et õnneks meie väljakutses saame ka seda aidata seda rakendamise poolt, et kes tulevad ettevõtjatel just, et mis me seal ka ju teeme, et siis üks eesmärk saabki olla, et kuna me eelmises grupis ka see ajajuhtimine oli see nii suur teema, et siis saame ju küsida, et kes on kuulanud, kuidas siis on läinud sellega, vähemalt selle väljakutse ajal saame nagu hoida järje peal, et küsida, et kuidas läheb ja siis nagu näiteks eesmärke seada, et aga mis sa teed siis järgmine kord, sest mulle väga meeldis see, et sa ütlesid just seda, et me nii tahame, nii tore oli, nii inspireeriv oli, et nüüd ma lähen ja rakendan absoluutselt kõik. Nüüd mul on elu hoopis teistsugune, aga mulle väga meeldis, et sa ütlesid, et võta rahulikult, väikesed sammud, peaks, et sa teed midagi, et siis on ju tõenäolisem ka, et sa teed midagi veel. Et ma täpselt rahatarbides täpselt sama ütlen, et jah, algul on nii innustunud, tahaks igale poole oma raha nüüd hakata panema, aga või et näiteks, et ei pea ju suured summad olema, et väikesed summad, väikesed hirmud, et samamoodi, et võta väikselt, et küll sa siis jõuad nagu kasvada, et ei pea kohe nii suurelt ette võtma, et siis on tihti see, et liiga suur ja siis lööd käega tegelikult. Just, et teed endale nii-öelda liiga, et ma olen selles mõttes nagu väga nõus, et selle raha teemaga võib ju olla väga tihti sarnaselt, et mul endal näiteks, kui ma vaatan, ma olen nüüd aastaid juba investeerinud, aga et mingi hetk oli sama, et sa pidevalt kuulad podcast'e, pidevalt kuulad infot, aga sa kordagi ei investeeri ja siis sa oledki kogu aeg selles infos sees
aga seda praktilist sammu ei astu, et produktiivsusega samamoodi, et tasub nii-öelda vaikselt hakata peale ja see on kindlasti nii-öelda parem kui see, et sa kogu aeg kuulad, saad nagu väga targaks, aga praktikasse need asjad ei jõua, et selles mõttes nii-öelda tasa ja targu minna selle asjaga edasi, et see on väga, väga hea. Ja mul tekkis üks küsimus selle kohta, et kui teha nüüd seda sügavat tööd, et kas sa oled katsetanud või on produktiivsusklubis keegi katsetanud, et kuidas seda kõige efektiivsemalt teha, et on erinevaid meetodeid nagu Pomodoro ja nii edasi, et mis erinevaid variante te olete katsetanud, et sest muidu on niimoodi, et näiteks mina tegelen kirjutamisega, et kui ma ikkagi 2 tundi väga intensiivselt kirjutan, siis ongi minu roheline tsoon on tegelikult otsas selleks päevaks. Et ma pean vaheldama seda sügavat tööd ja kas siis liikuma ringi või tegema mingit muud, et mis võib-olla on sinu kogemused ja produktiivsusklubi kogemused sellega? Ja, et võib-olla ma siit hüppan natukene nii-öelda sinna päeva algusesse, kui mul see sügav töö algab, et kuidas ta praktikas välja näeb. Võib-olla mõni seal kalendris korra nägi ka, üks plokk on töö alustamise rutiin, et ma teen päeva alguses mingid asjad seal tööpäeva alguses ära, ma vastan meilid ära kiireloomuliselt, ma ei jää sinna nagu liiga pikalt, aga et minu kolleegid ja kellel vaja, et saavad vastused kätte ja seal on mõned asjad veel, mis ma siis teen. Ja siis ma panen Triin 50-minutilise taimeri endale käima, et ma ise teen 50 minutit, siis liigutan lauda, et mul on seisulaud, kas siis üles või alla ja teen väikse pausi, et selles mõttes nii-öelda on selline viis, kuidas ma teen. Ja sügava töö ajal ma panen taustaks tihtilugu endale muusikainstrumentaali, et mul selline nii-öelda playlist ja et see sügav töö nii-öelda hästi sisse juhatada, et siis lähen võtan endale, meil on seal nii-öelda kohvik, kus me saame mõnusat kohvi, et siis võtan tihtilugu ka endale kohvitassi kõrvale, et see on niisugune väike mõnus start, et nüüd hakkan nagu sügavuti keskenduma. Siis teen 50 minutit, teen mõned minutid pausi, teen jälle 50 minutit ja pausi, et on ka neid, kellele jah, see Pomodoro 25-5 sobib hästi. Ma ise nii-öelda tunnen, et see 50 aitab mind nagu rohkem lainele viia, et muidu saab see aeg kohe nii-öelda läbi. Ja see aeg ongi siis see, kus sul on nagu need segajad kinni, mis kohati võib olla päris raske, et seal nii-öelda ei olegi segajaid ja siis sa keskendud ja nagu sa ise ka ütlesid välja, et see võib olla päris raske ja sõltub ülesandest ka, et mõni ülesanne võib olla nagu väga-väga raske ja siis miks mitte näiteks pannagi, et sa tegeled selle sügava töö ajal ka selles mõttes nii-öelda ühe ülesandega ära, tegeled teisega ja tegeled näiteks kolmandaga, et sa ei tegele nii-öelda 4 tundi ühe ülesandega või 2 tundi ühe ülesandega, vaid tund aega ühega ja tund aega teisega, et kui selle ühega on nagu väga raske pikalt tegeleda, et siis nii-öelda võta nii-öelda üks ülesanne, siis teine, aga kindlasti mitte teha neid samal ajal, et seda kindlasti mitte. Okei. Kui palju sa jooksvalt oma ajakasutust analüüsid või on sul nagu aastatega niimoodi välja kujunenud, et sa väga palju ei pea enam nagu analüüsima? Ma analüüsin ja ma teen seda peamiselt nii-öelda kahel viisil, et ma teen seda kord nädalas. Me kutsume seda reflektsiooni ajaks, kus siis mul on nii-öelda posupunkte, mida ma teen. Üks asi on näiteks see, et ma ostan aktsiad näiteks sellel ajal ära, et teen oma nii-öelda checklisti läbi ja seal on päris palju punkte ka nii-öelda produktiivsusega seotud ja siis ma vaatan ka, et kuidas eelmine nädal läks. Et ma vaatan üldiselt nädal taha ja vaatan 3 nädalat ette, et olla ka ajast nii-öelda ees, et mis on tulemas. Et nii-öelda mitte avastada, et et nüüd ongi juba käes homme ja nüüd tuleb tegeleda, vaid et sa tead, et see on tulemas. Ja et see on nagu üks asi, et teen seda kord nädalas ja siis iga õhtu vaatan ka korraks üle. Seda ma siis kutsun selliseks töö lõpetamise rutiiniks, et ma teengi nii-öelda jällegi mõned sammud, vaatan üle, et mis järgmine päev toob, mis plokid mul seal kalendris kirjas on, mis to-do listis on ja kui ma seal nii-öelda kord nädalas panen sellised nädala plokid paika suuremal nii-öelda määral,
siis iga õhtu ma vaatan selle üle, sest võib juhtuda, et ma nii-öelda nädala alguses mõtlen hoopis teisiti, kui nädala lõpp tegelikult tuleb, et siis ma nii-öelda saan seda jälle korrigeerida, et kuidas see reaalne elu on, et sellised nii-öelda kaks võtmeharjumust, mille käigus ka ma nüüd analüüsin, et kuidas siis eelmine päev läks ja kuidas see nädal läks, et see on selline hea viis korra vaadata tagasi ja vaadata edasi. Siin chatis tuli küsimus, et kas sul on päevi, kus sa oled reaktiivne või oled ikka selle rütmi sisse saanud, et nii lihtsalt enam luhta ei lähe enda aja juhtimine? Ja, et selles mõttes Karoliina tuleb ikka päevi, kus oled ka reaktiivne. No ala näide, mida ma enne ka tõin, et helistatakse, et laps on haige hoiust ja jällegi võib olla päev hoopis teistmoodi. Või siis vahel võib olla nii, et mingid ootamatused tulevad. Keegi helistab, midagi juhtus kuskil, mis iganes, et seda võib juhtuda. Ja loomulikult, ma ei tea, midagi lähedase inimesega juhtub, ma loomulikult reageerin ja tegelen sellega või mis tahes muu selline asi. Aga tegelikult, kui nüüd päris aus olla, siis neid asju on nagu pigem vähe. Et me mõtleme, et aga ma peaks kogu aeg reageerima, aga siis kui vaata, et palju neid asju on, kus peaks reageerima, et neid tegelikult on vähe. Et selles mõttes jah, et lõviosa päevadest ei teki seda kaost, et ma planeerin oma päeva ära, aga mingid päevad ikka tekib. Ja selles mõttes seda tasubki võtta, et see ongi loomulik elu osa, et me keegi ei suuda olla robot, me keegi ei suuda nii-öelda kõike ette näha, aga tasubki siis nii-öelda olla selles mõttes nii-öelda paindlik. Aga nende erandite osas nii-öelda ei tasu teha ka kõigest nii-öelda erandit, et ma siis üks päev ei suutnud, et siis ma nagu kunagi ei tee, et see on jällegi siuke läärmus, kuhu vahel inimesed satuvad, et tasub sellist head balanssi hoida. Hästi. Mul on see ettepanek, et kõik, kes siin veel kuulavad, võiks võib-olla chati kirjutada, et mis on see üks mõte või tegevus, mis nad kaasa võtavad või järgmiseks teevad. Ja Marin, kas sul on veel Jakobile küsimusi või mingeid mõtteid tekkinud? Ei ole küsimusi, mul on ka selline tunne, et tahaks minna kohe rakendama. Ja ma mõtlesin ka sellele, et me peame ütlema, et vähemalt üks asi, mille sa saadki võib-olla kohe täna ära teha või siis vähemalt homme, kui sul täna enam rohelist tsooni ei ole. Just. Väga hea, vastused tulevad, jah. Et jällegi nii-öelda väga lihtne algus, et vaadata lihtsalt kas või näiteks tsoonid, mis ajal on ja teadvustada seda ja neid ülesandeid vastavalt planeerida. Et eks võib-olla selline nii-öelda kuklas me kuidagi moodi selle kõik arvestame oma päevaga, aga võib-olla ei ole paljud nii teadlikult sellele mõelnud, et püüad seda magistritöö analüüsi kirjutada seal punases tsoonis ja siis mõtled, et asjad ei edene, mis jama on, et vahel võib-olla tasub lihtsalt seda asja nii-öelda liigutada teise tsooni ja see võib olla jälle üks viis, et asja edendada, et see ei tee sinu eest seda analüüsi ära, aga väga hea tõuge, et päriselt nii-öelda olla selles asjas sees ja keskenduda. Jaa, väga tore. Hästi palju erinevaid mõtteid, et natukene on vaja nüüd seedida, mida täpselt rakendada. Ja kui on tõesti selliseid inimesi, kes tahavad mingis väikses grupis seda rakendada ja kelle jaoks, keda kõnetab ka see ettevõtja väljakutse, siis olete väga oodatud meie gruppi. Ja väga äge on lugeda ka neid mõtteid, mis siin inimesed on chati kirjutanud, et juba hakatakse siin blokkima ja tegema, et väga äge. Väga tore. Teema ikkagi kõnetab väga paljusid. Võib-olla ma toon ühe mõtte veel välja, mis mind ka kõnetas väga, oligi see, et meile tundub endale, et me peamegi nagu olema valmis reageerima. Et sa, Jakob, tõid nii hästi välja, need on tegelikult nii vähe neid asju, mille sa tegelikult pead kohe olemas olema. Aga me kuidagi laseme ennast nagu sellega kaasa viia, et ongi maailm nii kiire kogu aeg ja kõik on nii kiiresti reageerima ja nagu selline nagu ma jääks midagi ilma, kui ma nüüd kogu aeg ei ole nagu kätte saada või selline asi, et tegelikult see on ju meie peas, et nagu sa ütlesid, et kas või üks tund, et mis ma teen oma olulise projektiga, sest et eriti viimasel ma panen tähele, ma tean, mis need olulised asjad on, aga kogu aeg on selline tunne, ei täna ma küll sellega ei saa tegeleda, teen ikka neid jooksvaid asju.
aga miks ma ei saa seda tundi võtta, on ju, kui tegelikult see on oluline, nagu sa ütlesid, et 20% on ju asjadest toovad meile selle kõige suurema tulemuse, kõige olulisem asjad tegelikult. Et see oli kindlasti üks asi, mis ka väga kõnetas. Aitäh. Just. Ja selles mõttes, et jällegi võib-olla pisike samm, mida sa saad ka korra mõelda, et üks asi, mis meid igapäevaselt palju mõjutab, ongi näiteks meilid, on ju, et neid tuleb nagu palju sisse, mingid erinevad kirjad. Minu soovitus on see, et vaata kas või 20 korda päevas oma mailboxi, aga pane see kinni, et sul need teavitused tulevad. Sest kui sa ise vaatad mailboxi, siis sa saad seda kontrollida, mis ajal sa sinna vaatad. Kui sul tuleb teavitus, see võib tulla täiesti suvalisel ajal, et võtab täiesti suvalisel ajal su tähelepanu. Ehk siis pigem vaata kas või 20 korda päevas sinna, aga püüa nii, et sa need teavitused keerad kinni, et siis see on selline hea võimalus jällegi fookuse hoidmiseks. Ja tore, see aja planeerimine on ikka selline koht, kus saab jälle enda kohta väga palju teada ja endale väga palju otsa vaadata, et selles mõttes on see selline põnev maailm. Ja suur tänu sulle, Jakob, et sa tulid ja tutvustasid meile natukene seda maailma lähemalt. Ja väga julgustan ka kuulajaid siin produktiivsusklubiga ühendust võtma, kui tõesti tundub, et see võiks olla see, mis ka teie töökollektiivis võiks muutuse tuua, sest et rõõmsaid töötajaid on alati vaja, sest et need tähendavad ka rõõmsaid inimesi, et tore oli siin pärastlõunat teiega veeta ja soovime siis kõikidele edu oma aja juhtimisel. Just, väga palju edu ja kõike paremat. Ja kõike head aega. Head aega. Head aega.